Üksi kaugel saarel, ilma toidu ja abita. Ümberringi olid haid. Üks eesmärk, küttida piisavalt loomi, et ellu jääda. Ma kaotasin just oma oda ja see ellujäämisseiklus algab kohe praegu. Võimas 7 hiljembend. Meid lisati just praegu sellele keset Eikuski tasuvale saarele ja me hakkame siin ellu jääma. Sellel missioonil pole meil süüa, meil on ainult natuke vett ja meil pole kusagil magada. Eesmärk on näha, kas ma suudan sellelt saarelt põgelemiseks 3 erineva relvaga loomi püüda. Alles siis saan ma seda telefoni kasutada, abi kutsuda ja lasta end päästa. Mul on seal üleval ainult natuke vett, et vastu pidada. See on kogu vesi, mis meil on. Siin on kogu meie kaameravarustus. Poisid söövad siin. Siin on kõik meie relvad. Meil on siin sukeldumislestad ja väike kaasaskantav pliit. Põhimõtteliselt ongi kõik. Ma tahan teile nüüd näidata relva, mille ma valisin esimeseks päevaks. See siin, poisid, on minu harpuunpüss. See saab olema selle väljakutse kõige lihtsam relv. Me saame otse kaldalt ujuma minna ja vaadata, kas õnnestub mingit toitu kätte saada. Praegu on ilmselt umbes keskpäev, nii et meil on umbes 4 või 5 tundi aega, kuni läheb pimedaks. Ja siis peame välja mõtlema, kus kurat me sellel saarel magama hakkame. Mul pole aimugi, kas seal väljas on suuri kalu, homaare või haisid. Ma tahan näha, kas me suudame välja mõelda, kus kurat me sellel saarel magama hakkame. Ja kui siin on mingisuguseid looduslikke moodustisi, mida me saaksime kasutada, varjualust ehitada või ehk mingit vett leida, jätan ma varustuse maha, hakkame uurima. Meil on oma matšeete kaasas. See võimaldab meil koguda mingisugust puitu või kui me leiame murdlainetuses või kuskil seal mõne looma, saame nad kätte. Mees, vaata seda saart! Uhuhu! Võtame mõned neist. Oh, vaata seda! Natuke karpi sattus suhu. Aga mees, see on hea. See asi on tõeline koletis. Sööme selle ära. Ma ei tea, miks see oli hapus, ei maitsenud eriti hästi. Seks läheb pärast 500 sellise asja söömist täiesti pöördesse. Mida kalad tegelikult teevad, on see, et kui tõus hakkab liikuma, tulevad nad nendele kividele ja söövad kõiki neid meritõrusid. Nii et kui tõus natuke sisse voolab, on meil hea võimalus hakata jahti pidama ja vaadata, kas saame väljakutse esimese relva tehtuks märkida. Oh jah, ma külmun praegu täiesti läbi. Meil on vaja, et päike välja tuleks. Luban teile, ma ei tee püksi, aga see tunne on nii paganama hea. Mees! Liiga palju infot. Oh, siin üleval on natuke vilja. Näed seda kaktust siin? Tegelikult saab seda vilja süüa. Vaata, kuidas mahl sellest välja tuleb. Oh, issand, seda välimist osa ei tohi süüa, sest sellel on sellised väikesed ogad, mis jäävad naha sisse kinni. Me pigistame seda. Peaksime saama enamiku viljast suhu, ilma et okkad külge jääksid. See on nii hea. See maitseb natuke nagu draakoni vili, kui see oleks veidi hapum. Nüüd, kutid, ma tõesti tahan näha, kas ma saan järgmiste päevade jooksul head mereande. Ma räägin suurtest kaladest, homaaridest, kalmaaridest. Mitte miski pole ohutu. Väike hüljatud saar, siin oleme ainult mina ja teie. Vaatame, kas suudame ise toitu püüda. Olgu, lähme! Kui ma praegu selle harpuunpüssiga süüa ei saa, siis on meil tõsine probleem, see on kindel. Me ujume otse saarelt minema. Mul pole aimugi, mida siit oodata. Lähme! Olgu, ma ei söö seda, pole mingit võimalust, kaosid.
ja vot nii, vaata neid värve selle korallforelli peal praegu. Olgu, hakkame seda kutti puhastama, sellest saab meie õhtusöök. Olgu, võtame oma korallforelli. See on nagu machete, mida kasutatakse puude langetamiseks, mitte kala fileerimiseks. Aga liha liigub sõna otseses mõttes veel ja ma hakkan lihtsalt luu küljest lõikama. Ajan noa mööda luud, sa kuuled seda vastu luud, jätka allapoole. Ja siis lõikan lihtsalt otse saba tagant lahti. See on ilus korallforelli filee. Põhimõtteliselt ei jäänud sellele luustikule enam liha külge, nii et paneme selle kõrvale ja meil on 2 tükki olemas. Ma just pillasin selle liiva sisse. Nüüd, iga loom on erinev, kutid. Kalal on erineva suurusega verenire, mis jookseb selle keskelt läbi ja sellel siin pole praktiliselt üldse vereniret. Ja see verenire annab lihale tavaliselt metallise maitse. Sellepärast peetakse paljusid kalu mitte eriti heaks söögiks. Mõned inimesed peavad neid ookeani parimateks söögikaladeks. Ma ei jõua ära oodata, et seda proovida. Esimese päeva toit on olemas, vot nii. Homme läheme ajud raskemate relvade peale. Saame oma liha otse kätte. Panin naha poole allapoole. Kõigepealt kasen sellel natuke küpseda ja siis keeran ta ümber. Näed, liha hakkab vaikselt värvi muutma. Kuidas see paistab? Sellepärast me seda teemegi, mees. Kala küpseb. Siin üleval. Päikeseloojangu meeleolu on peal. Tundub, et on peaaegu valmis. Vaata seda värvi. Näed, see laguneb lausa koost. Näeb välja nagu homaari liha. Vaata seda. Siin. Korallforell. Täiesti uskumatu. See on söök, mille saime esimese relvaga, kutid. Homme hommikul algab täiesti uus päev ja meil on veel 2 relva, mida peame kasutama. On midagi erilist selles, kui oled lihtsalt üksi saarel. Wow. Lihtsalt tunnen end praegu jumalaga ühenduses, mehed. Te teate, et selle nimel me elamegi. No nii, Offshore Tales, lähme! Siin rannalainetes on meil hai. Oh, siin on paar suurt haid. Näete teda, vaadake teda just siin. See on hullumeelne, mees. Nad tunnevad vana kalajäätme lõhna. Ideaalis tahaksin talle käest süüa anda. Aga ma ei usu, et ta sinna sisse tuleb. Vaata teda, ta on valmis, ta on siin, ta tuleb selle järele. Oh, see on hullumeelne, mees, see on pöörane, mees. Päikeseloojanguul ujuvad haid rannajoone lähedal. Ma toidan sõna otseses mõttes haid käest rannalainetes ja homme hommikul lähen ma sinna sukelduma, et ise kala püüda. Usun sellega kaldale. See pole just kõige targem tegu. Siin maamunal loojub päike, meil on vaid natuke valgust alles. Valmistan end ette eesootavaks sööks ja homme hommikul alustame uuesti. Kallis, uued relvad, uued loomad, uued seiklused ja loodetavasti näeme ometi sinist taevast. Oh, see on nii hea. See hoiab sääsed eemal ja hoiab mind täna öösel natuke soojas. Mul pole olnud aega mingit varjualust teha ja ma ei arva, et mul seda tegelikult vaja oleks. Ilm tundub päris hea. Meil on seljakott siin koos kõigi meie asjadega, aga mida me teha saame, on see õhuga täis toppida. Sul on põhimõtteliselt nagu väike voodi kohe olemas, päike loojub horisondi taha. Võtan oma musta peakaadrist välja. Nii, olemas. Jah, beebi, veel üks hullumeelne päev ja homme lähme jälle edasi. Täiesti uued relvad, uued loomad, uued seiklused. Liival magamisega on selline lugu, kutid. Ma olen seda palju kordi teinud. See tundub alati umbes 2 tundi mugav ja siis pärast seda ütleb mu selg üles. Bro, mu selg on täiesti läbi. Sõber, sirutan end nagu kass välja, ma olen valmis minema, kallis. Meil on ainult umbes 10 minutit, kuni on täiesti pime. Kui öö jooksul midagi hullu juhtub, annan sulle kindlasti teada. Aga ma näen teid homme varahommikul teise päeva puhul ja asjad lähevad palju pöörasemaks. Siis näeme. Tere hommikust teile! Oh, pidin lihtsalt väikese hommiku ujumise tegema, et kogu see liiv maha saada. Eile öösel läks keset ööd väga külmaks. Kuule, ma reaalselt külmetasin, mul oli ainult CD-särk seljas. Ärkasime ja ees on üks kõigi aegade pöörasemaid päevi. Mees, mu selg on praegu natuke viltu. Ma võiksin ilmselt lausa Korgitseri varju ära mahtuda, aga ma olen nii õnnelik mees. Sest meil on sinine taevas ja väljas paistab täna täiesti selge olevat. Tänaseks eesmärgiks on vaadata, kas me suudame viimased 2 relva ära märkida. Lähme tagasi laagrisse.
nii et meil on tõenäoliselt ainult sinnamaani vett alles. Mul pole siin saarel praktiliselt mingit muud võimalust vett koguda. Siin pole ühtegi looduslikku veeallikat ega midagi. Kui see vesi otsa saab, ongi kõik läbi. Mis juhtub vara hommikul, kutid, on see, et kõik loomad on väga aktiivsed. Tavaliselt tulevad söödakalad pinnale ja kõik suured kalad on kohal. Ma arvan, et see on ideaalne võimalus meil vaadata, kas me saame mingitki toitu. Võtame käsjoda, lahkume kohe sellelt saarelt ja vaatame, kas saame mingitki hommikusööki, et seda neetud päeva alustada. Mis asja? Hispaania makel võttis just oda ära. Mul pole seda isegi enam. Nüüd on igal pool haid. Haid tulevad. Kuna ma tundsin seda saginat, on mu nahk läinud. Poisid, see asi lihtsalt lendas minema. Mul oleks pidanud see vöörulli külge kinnitatud olema. Vai arvanud, et näen suurt Hispaania makreli madalas vees. Mis? Oh no! Ma ei suuda uskuda, et ujun tagasi kaldale ilma relvata. Oma juma. Ma kaotasin just oma oda. Mis just juhtus, vend? Ma otsisin forell hambakala, meid, kes madalas kinni on. Ja siis tulid need suured Hispaania makrellid, 2 tükki. Ja ma sihtisin neid selle käeodaga. Ja ma mõtlesin, et ilmselt saan selle tappalasu tehtud. Sirutasin käe välja ja panin. Põmm! See asi lihtsalt läbistas selle, aga ilmselt tabas ainult keha ja kala pani plagama, vend. Ma üritasin sellele järele ujuda. Tundsin end nagu Ian Thorpe. Võib-olla nagu mingi langevari oleks mul taga. Ma ei suutnud seda kätte saada, sõber. Ma kaotasin just meie relva, poisid, oh ei, niipea kui ma selle kala lasin, te nägite, kuidas kõik haid hakkasid kohale tulema. Nad tundsid seda saginat, mu ümber olid kõikjal haid, ma näitasin neile keskmist sõrme. Poisid, mis te? Kõige hullem selle juures oli see, et ma kannan seda asja siin. Ja seda nimetame me vöörulliks. See on põhimõtteliselt rull, millel on lisaliini just selliste olukordade jaoks. Probleem oli selles, et ma ei oodanud, et näed mingit hiiglaslikku Hispaania makreli umbes 3 meetris vees. Ma ei suuda uskuda, et see just juhtus, vend. Ma loen selle ära, kutid.
Andke kommentaarides teada, kas teie arvates peaksime selle ära lugema või mitte. Muidu ma ei lahku kunagi sellelt saarelt. Kutid! Oh kurat, õlg oli pärast sellele asjale järele ujumist peaaegu täiesti läbi. Aga kui te mõtlete, mis selle kalaga nüüd juhtub? Nii et ilmselt minu arvates ma lasin selle pihta, see pani plagama ja siis haid oleksid selle lihtsalt ribadeks rebinud. Ma võin teile näidata ka kolmandat ja viimast relva, mis on tõenäoliselt mu lemmik kõigist neist relvadest, kutid. See on põhimõtteliselt veealune vibu ja nool. Lihtsalt pane see siia auku sisse, lae see ära ja siis läheb lõbusaks. See asi on nii äge, mees. Oh! Veealune vibu ja nool on tulekul. Me peame testosterooni taseme jälle üles saama pärast seda, kui kulutasime 800 kilotšauli selle Hispaania makreli taba ajades. Anna talle üks korralik mats, ookeani maitse, väiksed kutid. Ma kaalun, kas praegu välja minna, sest ma tean, et siin on palju haid, aga teate küll, me peame ikkagi välja minema. Vibu ja nool tulekul. Kurat, lähme, beebi. Ma arvan, et see vibu ja nool on raskem kui paistab. See oli palju raskem kui paistab selle vibu ja noolega. Missioon ebaõnnestus, oda ei leidnud, kala ei saanud. Praegu mõtlen, et pean veidi rahunema. Olen täiesti läbi, mul on vaja midagi juua, paganama raske selle vibu ja noolega. Ainus asi, mida ma tabasin, oli paganama õhk. Praegu on ilmselt umbes keskpäev, aga ideaalis peaksime enne päikeseloojangut midagi süüa saama, kutid. Sest mul on meie veepudelis ainult nii palju vett alles ja ma ei taha siin väljas olla, kui ma ei pea. Vaadake seda siin. See on surnud krabi, kelle meri on siia kaldale toonud. Väike krabikrõps, see polnud kena, see on päris hea vaatenurk. Nii et näete, kus me oleme mööda seda rannajoont sukeldunud ja see ongi see rand, kus me oleme ujumas käinud. Edasi. Tundub, et tingimused näevad praegu hulluks. Tuul on vaibunud ja näete, et tõus on kõvasti peale tulnud. Seal paistab vesi kristallselg olevat. Mul on vesi peaaegu otsas, ainult natuke on meil alles. Üritan nii palju kui võimalik kokku hoida. Mehed, see on meie viimane võimalus selle viimase relvaga asi ära teha ja siit kuradima minema saada. Hoiame pöiad, et saame vibu ja noolega mõne looma kätte. Me läheme otse sinna. Vibu ja nool, lähme!
jah, see on mõt-. Another weapon. No! Woo! Yeah, baby. See on maitsev. Oh mu jumal, see oli seal väljas täiesti uskumatu. Mul oli täna raske, see on kindel. Aga me saime siiski mõned kalad kätte. Saime selle ilusa väikese lestakala, mille ma oda abil kabasin. Te nägite, kuidas ta lihtsalt liikus mööda liiva ja saime ka selle väikese tursa siit, aga temast saab ilus roog. Lõkke kohal. Te nägite neid tohutuid Hispaania makreli, kes siit läbi ujusid. Ma nägin neist mõnda. Tõmbasin oda tagasi ja mõtlesin, kas ma peaksin seda tegema. Ja siis mõtlesin endamisi, hei, ma ei saa ühe päevaga 2 relva kaotada. See oleks liiga hull. Vend, miks ma näen alati parimaid kalu siis, kui mul on kõige kehvem relv? Mees, me tegime selle ära. Ta ei pruugi olla väga suur, kutid, aga vähemalt saime midagi. Ja see pole suur, täpselt nagu minagi. Nii vedas, et meile korraliku kõhutäie saime, kutid. Sest ma olen praegu nii näljane, ma pole terve päeva midagi söönud. Ma võiksin süüa isegi madalalt lendama pardi tagumikku. Praegu me lihtsalt kiiresti koristame need asjad ära ja viskame kõik minema. Olgu, saime kõik pea ja sisikonna ära. Me ei taha neist midagi. Alles on ainult see keha, mis on täis liha. Teen sama ka lestaga, ainult et need lestag on põhimõtteliselt nagu üks suur lihatükk. Kui nad on noored, on neil tegelikult silmad mõlemal pool tema pead. Aga vanemaks saades liigub üks silm nii, et mõlemad silmad on ühel pool tema pead. Nad istuvad liivas ja kasutavad oma suurt laia suud ning imevad saagi endale sisse. Ma lõikan tal pea maha, võtan selle siit ära, sõber. Meil on 2 kala, kohe valmis pannile minema. Las ma panen need kohe pannile. Kuula seda särinat, kallis. Jah, need kalad ei pruugi olla suured, aga see on igal juhul võit. Meil on kala pannil küpsemas. Kuidas seis sellega praegu on? Kõik. Ta on ilmselt juba korralikud 15 minutit küpsenud. Praegu, näed, meil on sellele päris hea värv peale tulnud. Ma arvan, et ta on valmis, eks? Paneme ta siia maha. Ma arvan, et alustame selle lestaga. Vaata, kui palju liha sellelt tuleb. Olgu, proovime ära. Oh, see on nii hea, mees. Me saame nende luustikku lihtsalt niimoodi välja tõmmata, ära visata ja teine pool ongi ainult liha. Proovime seda turska, kutid. Vaatame, kuidas tursk on. Liha näeb päris hea välja. Proovime ära. Vau, see on nii hea. Ma arvan, et lest on parim, kutid. Kindlasti natuke parem kui tursk. Hea töö. Väljakutse on tehtud. Võite mulle nüüd järele tulla. Lähme.
päike loojub horisondi taha ja mu küüt on kohal. Me tegimegi selle ära. 1 saar, 3 erinevat relva. On aeg siit lahkuda, ärge unustage laikida ja tellida ning kohtume järgmises pöörases seikluses.